Teadaolevalt anti 1843. aastal välja esimene jõulupostkaart, mille joonistas kunstnik John Callcott Horsley. See oli ühe värvi trükis ja kujutas koduses jõululauas istumist. Postkaardi leiutajaks peetakse aga Henry Cowley. 1870. aastatel oli Inglismaal jõulukaartide saatmine juba levinud tava, seega siis kogu Euroopas, sealhulgas Eestis, omaseks saanud komme saata jõulutervitusi ja häid soove temaatilistel jõulupostkaartidel sai alguse Inglismaal. Eestis hakkas see komme levima 1880. aastate paiku ja 20. sajandi algul oli jõulukaartide saatmine Eesti linnades üldlevinud tava, mis tasahilju levis maarahva hulka. Esimestel jõulukaartidel olid tervitused saksakeelsed, kuid vanad kaardid olid tihti tekstita. Tüüpiliselt kujutati talvist maastikku kirikuga, mida raamisid kuuseoksal, põlevküünal kuuseoksal, jõuluehtes ja jõulusäras jõulupuu olid 20. sajandi alguse jõulukaartide tüüpmotiivid, mis on populaarsed tänaseni. Postkaartide saatmine on ilus traditsioon, mis saab hoogu juurde jõulude eel. Ümbrikusse pandud kaardid parimate soovidega saadetakse headele sõpradele ja tuttavatele. Aga kõigel on oma ajalugu, nii ka postkaartidel. 1910 kuni 1920. 20. sajandi algul kujutati tihti inglise stiilis jõulupostkaarte punaste marjadega, iileksjokstega. Eesti traditsioonilisse jõulukombestikku pole see taim eriti juurdunud. Enamalt jaolt on postkaartidel ikka kuuseoksad või ehtes kuusk, mis on meie Põhjamaa jõulupuu. 1920 kuni 1930. Sellele ajastule tüüpilised postkaardid olid tihti koloreeritud. Fotografeeritud kaardil oli kujutatud õnneliku noorpaari. 1930 kuni 1940. Seda ajastut iseloomustavad jõulukingitused. See oli aeg, kui Eesti lastele hakkasid jõuluvanad tooma kinke, sealhulgas ka veoautodega, saaniga, kelguga, kotiga. Jõulukaardid peegeldavad Eesti majanduselu edenemist. 1940 kuni 1960. 1960. aastatel on väga vähe jõulukaarte. Pigem saadeti uusaasta tervitusi ehk nääritervitusi. Enamikul säilinud kaartidel on ümber pildistatud loodusvaated, kus on teerada lumes. Teeraja kohta on arvamusi, et tee annab mõtte, et aeg voolab ja inimene on vaid rändur igaviku teel. Värav sümboliseerib uue algust, silda teispooluses või üleminekut uude ajaperioodi. Tihti pildistati postkaartideks talveteemalisi joonistusi, mida saadetigi fotodena 1960 kuni 1980. Kõige sügavamal stagna ajal on eestlaste näärikaardid nii etnograafilist ja rahvuslikku rõhutavad, kui üldse veel olla saab. Enamikel kaartidel puudub sõnum selle kohta, mis puhul neid kaarte saata. Ometi teadsid kõik eestlased, et selliseid kaarte ei saadeta sünnipäevaks. Siiski anti välja ka kaarte kirjadega, nääritervitused, häid nääripühi ja muud sellist. Selle aja nääri- ja uusaastakaardid aga annavad endas edasi just näärivana, metsloomi, multikategelasi, ilutulestikku, saanidel kihutavaid näärivanasid, kellasid, isegi kosmonautika on nääridega seostatud. 1990. 1990. aastate kaartidel leitakse, et päkapikkudele on jõulueelses müsteeriumis hõlpusrakendust leida. Ühendava joonena on kõikidel kaartidel kasutatud kellukesi. Jõulukaardil imiteerib kelluke aisakella või kirikukella. Postkaardi saajale on see aga pigem nostalgiline pühadeaegse saanisõidumärk nagu laulusõnadeski. Aisakella helinal meil on jõulud jälle käes. 2000. Müügile on ilmunud tohututes kogustes importpostkaarte, üks ilusam kui teine. Silma paistab heategevuslike kaardide tekkimine, nagu näiteks UNICEF. Üldiselt toob uus sajand kirevusega postkaartide sekka.
kaardilettide ees lööb silme ees lausa kirjuks. Moodne aeg on kaasa toonud uuendused. Laulvad kaardid, e-kaardid, SMS-id, MMS-id. Diese Welt, wollt ihr das nicht sehen? Herren dieser Welt, wollt ihr nicht verstehen? Nicht verstehen? Kinder im Wunderland werden niemals müde, niemals krank. Jenseits von Wunderland sterben sie am Straßenrand, einsam und allein. Und niemand weiß an ihrem Grab. Irgendwo im Nirgendwo. Kinder dieser Welt. Wunderland kennen keine Sorge, keine Angst. Jenseits von Wunderland leben sie am Straßenrand, einsam und allein. Ihr Spielplatz ist ein Minenfeld. Irgendwo im Nirgendwo. Kinder im Wunderland kennen keinen Hunger, keine Not. Jenseits von Wunderland betteln sie am Straßenrand. Muss das wirklich sein? Zum Träumen bleibt dort wenig Zeit. Irgendwo im Nirgendwo. Herren dieser Welt,
haben sie